President Trump lõpetas just suure visiidi Hiinasse, kus kõneluste põhiteemaks oli Iraan. Kuna Hiina on Iraani suurim naftaostja, andis president Trump mõista, et Peking ja Teherani lahutamine võiks aidata sõda lõpetada, hoiatades samas, et kui diplomaatia ebaõnnestub, on sõjalised plaanid valmis. Samal ajal algatab Iisrael suure kohtuasja New York Timesi vastu arvamusloo pärast, milles süüdistatakse IDF-i sõdureid seksuaalvägivallas. Jääge meiega, Jerusalem Minute on kohe algamas. Tere tulemast tagasi saatesse Jerusalem Minute siin INS TV-s. Minu nimi on Josh Hasten ja minuga koos on Alex Treiman. Aleksei, hea meel sind taas stuudios näha. Hiljem tahaksin sinu reisist natuke rääkida. Aga kõigepealt keskendume president Trumpi reisile Hiinasse möödunud reedel, kus ta rõhutas, et suhted Pekingiga paranevad hoolimata teravatest erimeelsustest Iraani, Taiwani, kaubanduse ja teiste küsimuste osas. USA ametnikud kutsuvad Hiinat üles survestama Iraani sõja lõpetamiseks ja seal meresõiduvabaduse taastamiseks. Mida me praegu täpsemalt teame presidendi reisist seoses Iraaniga? Loomulikult mõjutab see väga tugevalt Iisraeli. Ma arvan, et on väga oluline mõista, et Trumpi globaalsel malelaual istub Hiina selle malelaua teisel poolel. Paljud sammud, mida tehakse Lähis-Idas, Venezuelas ja mujal, on ühel või teisel moel seotud Hiinaga. Trumpil on palju, millest rääkida. Pole juhus, et Trump läks Hiinasse ajal, mil Iraanis oli vaikus. Et uut sõjalist operatsiooni ei tule enne, kui Trump on tagasi Ameerika Ühendriikides. Ja see visiit on nüüdseks minevik. Kindlasti on Taiwan ja tollimaksud ülimalt tähtsad teemad. Mingil määral polnud Iraani küsimus see, millega Trump tingimata tahtis tegeleda. Aga ilmselgelt, kui Hormuzi väinad suletakse, mõjutab see Hiinat palju rohkem kui Ameerika Ühendriike. Ma olen kindel, et Hiina on väga rahulolematu selle üle, et tema soodushinnaga naftatarnija Iraan ei suuda enam seda tarnet pakkuda. Samal ajal tahab president Trump Xi Jinpingilt väga palju. Nii et kui ta vaatab oma globaalset malelauda ja kõiki neid küsimusi, mille osas Trump võib soovida järeleandmisi, siis Iraan on tõenäoliselt kõige lihtsam, mille osas järeleandmine teha. Sest Iraan on ju hävitatud, eks. Trump võttis selle nupu laualt ära. Ja praegusel hetkel ei hakka Hiina tegema erilisi pingutusi, et siin laual mingit nuppu päästa. Ma mõtlen, et see on sisuliselt juba mahakantud kulu. See tähendab raha paigutamist väärtust kaotavasse varasse, mida ma ei usu, et Hiina oleks kavatsenud teha. Nii et see annab Xi Jinpingile võimaluse selles ühes küsimuses järele anda. Ja võib-olla see kahjustab Trumpi mõnedes teistes küsimustes, sest Xi Jinping annab selles küsimuses järele. Nii et see on kindlasti seotud sellega, mis toimub Hormuzi väinas. Me tahame näha, mis seal juhtub. Hiinal on huvi selle avamise vastu. Ja avaldused, mida me temalt kuulsime, on selles suunas, et ta tahab aidata president Trumpi ja lõpetada selle konflikti, millele Hiina kindlasti soovib pigem varem kui hiljem lõppu. Nii president ütles tegelikult, et Hiina lubas mitte saata Iraanile sõjalist varustust, öeldes, et see oli suur avaldus. Ja vaatame seda klippi. Ta ütles, et ta ei anna sõjalist varustust. See on suur avaldus. Ta ütles seda täna. See on suur avaldus. Ta ütles seda kindlalt. Aga samal ajal ütles ta ka, et tead, nad ostavad sealt palju oma naftat ja tahaksid sellega jätkata. Ta tahaks näha, et Hormuzi väin avataks. Nii et president ütleb seda, oota korraks. Ma ei tea, kas see video sobib sellega, mida ma ütlesin. Pole hullu, lihtsalt jätka. Hästi. Ma tahan sellest rääkida. Me räägime sellest. Olgu. Nii et kas me usaldame, et Hiina eemaldub Iraani mõjusfäärist praegusel hetkel? Kui vaadata, mida Trump ütles, et Xi Jinping lubas, siis see oli, et ta ei saada relvi Iraani. Nii et Xi Jinpingil on lihtne Trumpile öelda ja mida ma selle eest sinult tahan, on see, et sa ei saadaks relvi Taiwani, eks. Ameerika oli saatnud palju relvi, et luua heidutus Hiina sissetungi vastu Taiwanile, mis on Ameerika jaoks mitmes mõttes palju olulisem ja tõsisem küsimus kui Iraani küsimus. Nii et kui Hiinal on eesmärk näha vähem USA relvi Taiwanile saadetuna, siis on neil üsna lihtne öelda, kuulge, see ongi see, mida me tahame. Ja me saada relvi Iraani. Samal ajal Alex, president ütles eelmisel reedel Truth Socialis, et Iraani sõjaline hävitamine jätkub
vihjates võib-olla sellele, et me võime näha USA'd koos Iisraeliga samal ajal Iraani ründamas. President ütles ka, et võib-olla nõustuks ta Iraani tuumaprogrammi 20-aastase külmutamisega. Vaatame seda klippi. 20 aastat ei ole sinu jaoks piisav, see peab olema midagi enamat. Ei. 20 aastat on piisav. Aga nende poolt antav garantiitase ei ole piisav. Teisisõnu, see peab olema päris 20 aastat. Nii et meil on probleemiks need 20 aastat ja ka rikastatud uraan, mida Iraanil ilmselt ei ole tehnoloogiat välja tuua. President pakkus välja, et USA või isegi Hiina võiks aidata rikastatud uraani välja viia. Võtame need kaks asja eraldi. Ma usun, et president tahab vähemalt psühholoogilisest vaatenurgast kokkulepet. Lõpuks, ükskõik kas see on kokkulepe, mille iraanlased enne saavutavad, on taas alanud sõjategevus või, mis on tõenäolisem ja sellest räägime kohe, taas alanud sõjategevus. Aga lõpuks saadakse mingisugune kokkulepe. Nii et Trumpi jaoks, kui ta saab iraanlastel 20 aastat lubadust, et neil ei oleks tuumarelva, siis see on ameeriklaste vaatenurgast igavik. Kindlasti iraanlaste vaatenurgast mängivad nemad pikka mängu. 20 aastat ei pruugi nende jaoks olla liiga pikk aeg. See, mida Trump ütles, on väga oluline. Oluline on see, et peab olema garantiid, et 20 aasta jooksul ei toimu mingit liikumist uraani rikastamise suunas. Ja see erineb veidi JCPOA-st, sest mida peaminister Netanyahu ja endine USA suursaadik Ron Dermer ütlesid, oli see, et algses JCPOA-s olid aegumisklauslid, mis sisuliselt sillutasid teed Iraani tuumarelva poole. Aga erinevus seisneb selles, et tol ajal oli Iraanil kogu tuumataristu juba olemas. Oli teada, et neil oli juba uraani rikastatud kuni 60%, mida saaks väga kiiresti edasi arendada relvakõlblikuks. 90% rikastatuseks. Nii et Trumpi jaoks tähendab see, mida ta ütleb, et okei, võtame 20 aastat, aga põhjus, miks see võtab 20 aastat, on see, et Iraanil pole tuumaprogrammi. Kõik tuumarajatised on hävitatud, kõik tuumateadlased, juhtivad tuumateadlased on mõrvatud. Nii et 20 aasta pärast peaksid nad alustama täiesti algusest. Samal ajal saab Iraan lubada, et nad ei tee midagi 20 aastat. Iisrael võib seejärel öelda, et olgu, meil on kokkulepe 20 aastaks. Aga kui me 20 aasta pärast näeme, et te hakkate oma tuumaprogrammi uuesti üles ehitama, siis me ründame seda uuesti. Nii et kui sa saad 20-aastase vaherahu ja 20-aastase garantii, kus Ameerika Ühendriigid, IAEA ja Iisrael võivad olla kindlad, et Iraan ei arenda tuumaprogrammi, siis sa võtad selle pakkumise kohe vastu, sest see ongi see, mis laual on. Ja sa loodad, et 20 aasta pärast, kui neil pole mingit tuumaprogrammi, saad sa uuesti ähvardada väga karmide sanktsioonidega, kui nad liiguvad tuumarelvade suunas. Nii et sa loodad, et 20 aasta pärast on sul piisavalt mõjuvõimu ja stiimuleid, et nad ei pöörduks tagasi tuumaprogrammi juurde. Nii et Alex, kogu selle taustal praktiliselt siin ja praegu saime nädalavahetusel teada, et Iisrael ja USA teevad seni kõige intensiivsemaid ettevalmistusi, et uuendada rünnakuid Iraani vastu võib-olla juba sel nädalal. Mida me teame, mida saame kinnitada? Mis siin toimub? Noh, käib palju juttu. Tead, me näeme uudisartikleid erinevates väljaannetes. Mõnda neist võib nüüd usaldada, mõnda saab omavahel kokku panna. Aga sa kuulad ka Iisraeli ametnike avaldusi, et nad usuvad, et sõda on peatne. Ja Trumpi jaoks ilmselgelt on esimene ja kõige tähtsam eesmärk taastada laevade liikumine Ramusi väinas ja teha see püsivaks. Ilma Iraani kehtestatud lõivudeta nendes väinades, ilma Iraani ähvarduseta kahjustada laevu kiirkaatrite või muude meetoditega. Nii et esimene operatsioon saab kindlasti olema kõigi nende kiirkaatrite kõrvaldamine, et tagada laevade vaba liikumine Ramusi väinas, sest Trump ei saa olukorda sellisena jätta. Ta võiks otsustada loobuda tuumaküsimusest. Ta võiks otsustada loobuda režiimi muutusest. Ta ei saa loobuda Ramusi väinadest, sest tema liitlased, nagu Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia ning Katar, sõltuvad samuti naftavoolust. Eurooplased sõltuvad naftavoolust läbi Ramusi väinade. Selle olukorra põhjustas Trump sõjalise operatsiooniga Epic Fury. Seega peab ta selle lahendama.
see on eesmärk number 1. eesmärk number 2 on rikastatud uraan. Ma usun, et Iisraeli jaoks, nagu me kuulsime peaminister Netanyahult paar nädalat tagasi, on see oluline. Praegu on Iisraeli peamine eesmärk saada see rikastatud uraan välja, sest arvatakse, et isegi 60% rikastatud uraan tähendab, et Iraan on relvakõlbliku materjali tootmisele väga lähedal. Aga samuti ka võimalus luua mingisugune räpane pomm, mis ei pruugi olla tuumapomm, kuid võib põhjustada tohutut kahju. Seega tuleb see kindlasti välja viia. On ilmne, et president eelistas, et Iraaniga sõlmitaks mingisugune kokkulepe, et Iraan põhimõtteliselt taanduks. Samal ajal läksid Ameerika Ühendriigid ja nende partnerid sisse, et saada kätte selle, mida president Trump nimetab tuumatolmuks. 60% rikastatud uraani, mis arvatakse olevat maa alla peidetud. Aga kui Iraan ei kavatse allkirjastada lepingut, mis lubaks Ameerika Ühendriikidel sisse minna, siis usun, et Iisrael ja Ameerika Ühendriigid valmistuvad või on juba ette valmistanud erioperatsiooni, et jõuga sisse minna ja see sealt välja tuua. Ja seega tuleb tegelikult väed koha peale saata. Sa pead väed koha peale saatma, et kaitsta neid, kes sinna sisse lähevad ja töötavad rikastatud uraani väljatoomise nimel. See on väga tundlik operatsioon ja sa pead veenduma, et ükski Iraani relvastatud mees ei pääse sellele lähedale. Nii et tundub, et tõenäoliselt tuuakse väed kohale. Ja samamal ajal, kui sa tegutsed ja räägid Ramusi väina avamisest, tegutsed sa Iraani sees, et saada kätte rikastatud uraani. Ma usun, et sa näed, kuidas Iisrael ja Ameerika Ühendriigid ründavad mõningaid teisi ballistiliste rakettide rajatisi, mille nad on tuvastanud selle vaherahu ajal. Ja vaherahu andis Iisraelile ja Ameerika Ühendriikidele võimaluse teha tõhustatud seiret ja luuretegevust. Nii et praegusel hetkel usun ma, et neil on veel mitmeid sõjalisi sihtmärke, mida nad tahavad tabada. Tõenäoliselt tahavad nad kõrvaldada ka mõned võtmeisikud, kes on olnud kokkuleppe suhtes vaenulikud. Või mis puudutab IRGC kontrolli säilitamist riigi üle. Nii et sa tahad viia olukorra natuke lähemale režiimi muutusele. Ma usun, et see operatsioon võib kesta mitu nädalat. Ma ei usu, et see kestab nii kaua kui esimese operatsiooni 6 nädalat. Kindlasti on olemas mõtteviis, et tahad võimalikult kiiresti sisse minna ja välja tulla. Aga mõte, et see võiks kesta 2 kuni 3 nädalat, on veel üks asi, mis võib juhtuda ja seda on mõned allikad ka maininud. Ameerika Ühendriigid võiksid hõivata Kargi saare, mis asub sügaval Pärsia lahes ja kust Iraan tegelikult ekspordib suurema osa oma naftast. Need on mõned asjad, mis võivad juhtuda. Mis puudutab Iisraeli, siis iisraelased ütlevad, et see võib olla kohe juhtumas. See võib juhtuda järgmise paari päeva jooksul. See võib juhtuda järgmise nädala jooksul. Nii et me peame lihtsalt ootama ja vaatama, mis juhtub. Näeme, mis juhtub. Ma mäletan, et see oli Paasa püha ajal, kui esialgne relvarahu kehtis ja tundus, et kokkulepet ei tule. Ja siis viimasel hetkel siiski jõuti kokkuleppele. Nii et peame nägema, kuidas see sel nädalal välja kujuneb. Sa ei saa kokkuleppele jõuda, kui ei ole väga tugevat sõjalist survet. Ma mõtlen, peaminister Netanyahu ütles, et tuleb pidada läbirääkimisi tule all ja ma kaldun selle hinnanguga nõustuma. Aga siin president Trump otsustas relvarahu kasuks. Aga on väga reaalne oht sõjaliste tegevuste taas alustamiseks. Nii et ainult siis, kui sõjaline oht on väga tugev ja vahetu ning sinu sõrm on sisuliselt nupul. Just siis on võimalik mingisugusele kokkuleppele jõuda. Ma ei räägi kui iisraelaste eest, aga ma tean, et paljud iisraelased oleksid valmis tagasi pommivariantitesse minema, kui see tähendaks Iraani ohu, eriti tuumaohu, ballistiliste rakettide ja kõige sellega seonduva olulist vähenemist. Me oleme vastupidav rahvas, nii et vaatame, mis sel nädalal juhtub. Samal ajal, Alex, sa mainisid mõni minut tagasi Araabia Ühendemiraate. Kõik need raportid tulid välja viimastel päevadel, et peaminister Netanyahu ja tema meeskond külastasid Araabia Ühendemiraate sõja ajal Iraaniga. Meile öeldi siis, et Iisraeli kaitseväe staabiülem, Shin Beti juhid, ma usun ka Mossadi juhid, külastasid kõik Araabia Ühendemiraate Iraani sõja ajal. See kõik on viimastel päevadel avalikuks tulnud. Mida me nende visiitide kohta teame? Kui olulised need on? Millest räägiti?
mida me praegu teame? Esiteks nägime, et peaminister ütles, et peaministri büroo teatas, et peaminister tegi justkui salajase visiidi Araabia Ühendemiraatidesse. Ja siis Ziv Agmon, kes tol ajal oli peastaabi ülemkohusetäitja, on nüüdseks tagasi astunud erinevate avalduste tõttu, mis tulid välja ja mida ta oli teinud. Sellest me ei hakka isegi rääkima, aga ta astus tagasi. Ja nüüd on ta avalikustanud infot, öeldes, et Netanyahu tervitati kuningatele omase austusega ning ta andis üksikasju. Iraani kroonprints Sheikh Ben Zayed sõidutas Netanyahu tegelikult oma isikliku autoga lennujaamast Paleesse. Samuti on avalikustatud, et Iisrael lubas selle visiidi ajal anda raudkupli püüdurrakettide patarei. Ja varem oli teatatud, et Iisrael võis saata raudkupli patarei, mis minu arvates oli uskumatu žest ja arvestades, et Iisraelil on endalgi kõiki raudkupleid vaja. Kuid Araabia Ühendemiraadid sai Iraanilt tegelikult rohkem rünnakuid kui Iisrael. Nii et see, et Iisrael suutis seda tehnoloogiat Araabia Ühendemiraatidele anda, on väga oluline žest, mis tõenäoliselt päästis elusid Araabia Ühendemiraatides. Ja see reis ise, ma arvan, näitab tõesti, kuidas mõned neist Araabia riikidest vaatavad Iisraeli poole. Varem on olnud teateid ja ma nägin seda ajalehest Times of Israel. Neil oli terve artikkel sellest, kuidas kõik Lähis-Ida riigid olid selle sõja tõttu Iisraeli peale vihased. Need riigid tahtsid, et Iisrael teeks seda, mida nad tegid. Nad tahavad, et Ameerika Ühendriigid selle töö lõpule viiksid. Ja seega Netanyahu võõrustamine on minu arvates väga oluline žest, mis lihtsalt näitab Netanyahu staatust laiemas Lähis-Idas ja kuidas need riigid pöörduvad Iisraeli poole. Väga hea märk näha sellist koostöötaset. Ja et Abrahami kokkulepped, normaliseerimisleping, mis sõlmiti Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ja Iisraeli vahel, püsivad kindlalt ka selle konflikti ajal. Alex, vahetame teemat. Sina ja mina teame väga hästi, kui oluline on meedias toimuvas võitluses faktide õigsus, sellepärast ongi JNS olemas. Ometi avaldas New York Times mõned päevad tagasi arvamusloo, mille autoriks oli Nicholas Kristof, üks nende kaastöötajatest, üks nende vanem kaastöötajatest. Kõigi nende süüdistuste valguses Iisraeli vastu, sealhulgas väited, et Iisraeli koerad vägistasid Araabia vange vanglates, kaebab Iisrael nüüd omakorda New York Timesi selle arvamusloo pärast kohtusse. Peaminister Netanyahu ja välisminister Gideon Saar teatasid möödunud neljapäeval, et algatavad New York Timesi vastu kohtuasja. Selle eest, et avaldati mitte just kõike, mis avaldamist väärib, vaid seda, mida nad nimetasid üheks kõige koledamaks ja moonutatumaks valeks, mis kunagi Iisraeli riigi kohta avaldatud. Ja siin me praegu oleme. Siin on palju lahti harutada. Esimene asi on selle loo ajastus. Iisrael avaldas väga mahuka raporti seksuaalsest väärkohtlemisest, mis leidis aset 7. oktoobril tuhandete tunnistajate, fotode, videote ja dokumenteeritud materjalidega, mis näitavad seksuaalvägivalla taset, mida Hamas 7. oktoobril toime pani. Seega pole üllatav, et samal nädalal, kui Iisraelil on olemas täielik raport Hamasi poolt toime pandud seksuaalse väärkohtlemise ulatusest ja tasemest, et Nick Kristof avaldab New York Timesis loo, milles väidab, et tegelikult paneb seksuaalset väärkohtlemist toime Iisrael. See ongi selleks, et täielikult moonutada, kõrvale juhtida ja tähelepanu eemale tõmmata tegelikust raportist, mille Iisrael avaldas. Nüüd, Nicholas Kristofi kolumnis on põhimõtteliselt 14 allikat, ilmselt tehti väga vähe faktikontrolli. Need 14 allikat on teadaolevalt seda teavet andnud. Ja mõned neist organisatsioonidest, keda tsiteeriti, olid kurikuulsad Iisraeli vastased organisatsioonid. Nii, ja siis ma arvan, et see, et Kristof ütles, et koerad tegelikult osalesid seksuaalses väärkohtlemises, oli nagu kingitus. Sest kui ta poleks seda öelnud, siis ma arvan, et Iisraelil oleks palju raskem kõrvale juhtida tähelepanu sellest, mida Nicholas Kristof tegi. Aga see, et ta nii kaugele läks,
lõi ta sisuliselt selle, mida iisraellased nimetavad üheks kõige hullemaks verelaimuks kaasaegses ajaloos. Aga see kogu periood on olnud täis verelaime. Genotsiidi süüdistus on verelaim. Täpselt seda see tähendabki. See on verelaim väita, et Iisrael sooritab genotsiidi Gazas. Et Iisrael on see, kes paneb toime seksuaalset väärkohtlemist. Mida tähendab see, et välisminister ja peaminister teatasid kohtuasjast? Me peame nägema, kuidas see välja näeb. Me ei tea, millised on mehhanismid, kuidas riik saab ajakirjaniku või väljaannet kohtusse kaevata. Seega peame ootama ja vaatama. Kas see kohtuasja tegelikult ka edasi liigub ja mis võiks olla sellise arvamusloo eest võimalik tasu või karistus? Kuule, sa tead, me oleme varem kuulnud, kuidas Iisraeli või täpsemalt Mossadi on süüdistatud selles, et nad koolitasid delfiine Iisraeli heaks spioonideks. Oleme kuulnud, et Iisrael kasutab mingisugust kosmose laserisüsteemi, kõiki neid koledaid laimusid, aga see siin ületab vist kõik, tead, et Iisrael koolitas need koerad vange vägistama. Aga tead, New York Times ise nägi hiljuti oma kontori ees protesti, mis oli suunatud nende kajastuse vastu selles veerus. Nii et jah, ja ma vaatasin tead New York Timesi, nad postitasid selle artikli X-i ja ma lugesin kommentaare. Ja siis tead, keegi kirjutas ühes kommentaaris, ma isegi ei mäleta, kes see oli, ega ka seda, kas oli usaldusväärne allikas. Aga keegi ütles, tead, nad panid ekranid üles State Haimani vanglas, et varjata kaamerate eest seksuaalset väärkohtamist, mis toimus nende ekraanide taga. Õige. Nii et sul pole ühtegi salvestist ühestki seksuaalsest väärkohtlemisest, mis seal toimub. Keegi väidab, et selle taga toimus seksuaalne väärkohtlemine, aga sul pole selle kohta tegelikke tõendeid. See on lihtsalt ümberpööramine, see on inversioon. Mis juhtub on see, ja me näeme seda, progressiivsed teevad seda, Hamas teeb seda, mida iganes nad sulle teevad, nad süüdistavad sind selles, et sa teed seda neile. Ja just see ongi. Jah, täiesti nõus ja ajastus, mul on hea meel, et sa sellele tähelepanu juhtisid, on väga oluline. Aga see ongi New York Times. Räägime nüüd, Alex. Meil on siin Iisraelis valimiste hooaeg ja praegu näeme, kuidas see selle nädala jooksul areneb. Aga on olemas eelnõu Knesseti laiali saatmiseks ja valimiste korraldamiseks. See võtab siiski umbes 90 päeva siia sinna. Ultraortodoksne partei ütles, et nad on kaotanud usalduse peaministri vastu. Teil oli Ofir Katz, peaminister Netanyahu koalitsioon, kes esitas sel kolmapäeval eelnõu Knesseti tegelikuks laiali saatmiseks. Me teame, et seaduse järgi peavad valimised toimuma hiljemalt oktoobriks. Nüüd olemegi mais. Seega on veel juuni, juuli, võib-olla mingil ajal august, september. Tõenäoliselt räägite varasest septembrist, kui see eelnõu läbi läheb. Kas oktoobril ja septembril on üldse mingit suurt vahet või oli see lihtsalt peaminister Netanyahu, kes ütles, et see on parim aeg? Ma arvan, et on mõned põhjused, miks peaminister Netanyahu võib praegu tahta jõuda valimisteni, mis on sisuliselt peaaegu 2 kuud varem, eks. Valimised on kavandatud 27. oktoobriks. Kui need valimised toimuvad, oleks see tõenäoliselt septembri alguses, umbes Rosh Hashana püha ajal, tõenäoliselt vahetult enne Rosh Hashanat. Ja peaministri jaoks võib sellel olla mitu põhjust, miks see olukord on parem. Esiteks, nagu sa mainisid, algab nüüd valimiste hooaeg. Nii et mida me hakkame nägema? Me näeme, et arutelu muutub väga mürgiseks. Hakkame nägema, kuidas pannakse üles neid mürgiseid ja kohutavaid plakateid. Ja tead, kui kaua riik peab sellega tegelema, on midagi, mille üle tasub mõelda. Võiks olla suuri eeliseid, kui öelda, tõmbame plaastri lihtsalt maha ja teeme valimised võimalikult kiiresti ära, eks. Nii et me peaksime selles olukorras olema vaid veel 90 päeva, mitte veel 150 päeva. Nii et, mida iganes me saame teha, et see kiiremini läbi saaks, võib see anda peaministrile natuke suurema eelise selles, kui tema vastased ümber grupeeruvad. Võid näha, et mõned uued parteid püüavad jalgu alla saada. Need lisanduvad 50-60 päeva võivad anda uuele parteile rohkem aega, et rohkem hääli saada. Nii et peaminister vaatab ilmselt praegust poliitilist maastikku ja ütleb, teate, teeme selle asja ära. Nüüd Haredide jaoks, eks ole, need ultraortodoksed parteid. Neid rünnatakse avalikkuses väga tugevalt kogu selle ajateenistusseaduse küsimuse pärast. Ja nad otsivad võimalusi, kuidas nende noored saaksid vältida sõjaväeteenistust.
Nüüd on kogu riik, ma arvan, välja arvatud haredid paremalt vasakule ühtne selles, et iga teenistuskõlblik mees peaks olema kohustatud sõjaväes teenima. Kuidas saab olla nii, et mõned sõdurid, eriti teised usklikud sõdurid rahvususulisest ehk tatileumi kogukonnast, teenivad 300-400 päeva eesliini lahingoperatsioonides? Ja need teised usklikud mehed istuvad kodus. Me tegelikult just lugesime sel nädalal Toora lõigust, Bamidbari lõigust, loendamisest. Ja kogu selle loendamise eesmärk ongi see, igaüks vanuses 20-60, iga mees vanuses 20-60 peab minema armeesse, eks? Ja see on Toora kohustus. Nii et see, et Toora õpetlased, nii-öelda Toora õpetlased, ei lähe, see lihtsalt ei kõneta avalikkust. Nii et neid tabab see väga-väga rängalt. Mida nad vajavad? Nad vajavad, et nende valijad tuleksid välja võimalikult suurte hulkadena. Et nad saaksid järgmises valitsuses olla kuningategijad. Nende arvates eelistaksid nad olla Netanyahuga ühes valitsuses, sest Netanyahu vajab neid, et valitseda ja omada stabiilset valitsust. Sest ideoloogiliselt eelistaks Netanyahu, olen sellest kindel, valitseda tsentrist. Probleem on selles, et tsentri ja vasakpoolsed parteid on ebastabiilsed ning muudavad oma nõudmisi koalitsioonileppe keskel. Ultraortodoksed parteid on üsna läbipaistvad selles osas, millised on nende niinimetatud vajadused või nõudmised juba alguses. Ja peaminister Netanyahu on suutnud nende nõudmisi ohjata. See ongi põhjus, miks see valitsus pidas peaaegu kogu oma ametiaja vastu. Nii et nad võivad valida, et nemad on need, keda süüdistatakse. Ja Netanyahu võib tegelikult eelistada, et nemad oleksid need, keda süüdistatakse enne tähtaegsete valimiste esilekutsumises. See kõik on valimispoliitika, positsioneerimine ja intriigid. Aga ma arvan, et peaminister võib näha siin tegelikke eeliseid enne tähtaegsete valimiste korraldamises. Jätkub, kindlasti hoidke end kursis ja külastage ins.org, et saada kogu valimiste kajastust, mis on juba alanud, tuues esile erakonnad ja kõik esindajad, kes võivad sel sügisel järgmisse Knessetisse valituks osutuda. Ja kui te vaatate, mis need järgmised valimised saavad olema, siis on see ilmselgelt eelkõige rahvahääletus Netanyahu üle. On inimesi, kes toetavad peaministrit ja usuvad, et mitte keegi teine poleks suutnud seda sõda paremini juhtida. Esmalt, kui Biden oli ametis ja siis eriti, kui Trump oli ametis, arvati, et just seda meest oli sel ajal vaja. Et keegi pole võrreldav Netanyahuga. See on üks pool. Ja siis teisel pool on inimesed, kes arvavad, et 7. oktoober juhtus tema valitsemise ajal. Siin ei ole mingit vastutust. See on suurim katastroof kaasaegse riigi ajaloos, vähemalt alates 1973 aastast. Pole olnud mingit vastutust, pole uurimiskomisjoni. Ja asegi enne 7. oktoobril oli ta juba võimul olnud. Nüüd on ta demokraatias ametis olnud peaaegu 20 aastat. Ma mõtlen, et maailmas pole ühtegi demokraatlikku liidrit, kes oleks olnud kauem võimul kui Netanyahu. Ja 20 aastat on liiga pikk aeg. Ja inimesed lihtsalt arvavad, et tuleb edasi liikuda ükskõik mis. Nad ei tahtnud, et ta oleks 7. oktoobril peaminister. Ja eriti pärast 7. oktoobril ei taha nad, et ta oleks peaminister. Nad tahavad lihtsalt iga hinna eest, et ta lahkuks. See on esimene probleem. See on lihtsalt Netanyahu referendum muide. See oli sama teema ka 5 järjestikusel valimisel 5 aasta jooksul enne seda valitsust. Lihtsalt Netanyahu referendum. Aga teine osa sellest on lihtsalt see, kes on koalitsioonipartnerid. On selge, et Naftali Bennett, kes just ühines erakonnaga koos Yair Lapidiga ja need 2 poliitilist sõpra on omavahel kokku leppinud, et koostööd teha. See on juba 3. kord. Nad tegid seda esimest korda, ma arvan, et see oli 2012 aastal, tõrjudes parempoolsed parteid kõrvale ja sundides Netanyahut valitsema koos vasakpoolsetega. Nad tegid seda ka 2021 aastal, kui Naftali Bennettist sai peaminister rotatsioonilepingu raames koos Yair Lapidiga. Ja nüüd teevad nad seda jälle. Ja nii süüdistab või vihjab Netanyahu, et kui Bennett ja Lapid suudavad valitsuse moodustada, siis ainus viis selleks on koos Araabia parteidega, kellega nad eelmisel korral koostööd tegid. Ja see oli esimene kord Iisraeli ajaloos, kui valitsusse toodi enesemääratletud antisionistlik partei. Ja ainus põhjus, miks see Araabia partei valitsusse toodi, oli selleks, et Netanyahu võimult kõrvaldada.
Nii et nad ületasid sisuliselt poliitilise punase joone ja läksid vastuollu kõigi teiste väärtustega, mida iisraellased oluliseks pidasid. Sest nad arvasid lihtsalt, et Netanyahu peaministrina on riigile suurem oht või nende egodele suurem oht kui Araabia partei valitsuses. Nii et nad istusid koos Araabia parteiga. Nii et põhimõtteliselt ütleb Netanyahu ühel poolel, et kui te hääletate Bennetti poolt, siis te hääletate selle poolt, et Araabia partei oleks valitsuses. Ja teiselt poolt istub Netanyahu koos haredidega. Ja kui Netanyahu, Haredi parteid ja rahvusreligioossed jõud suudavad saada 61 või rohkem kohta, siis Netanyahu moodustab taas parempoolse valitsuse ja istub koos haredidega. Nii et põhimõtteliselt taandub see valimistele, kus valitsuses on kas araablased või haredid. Need ongi need kaks teemat. Siin pole enam peaaegu üldse valimisprogramme. Ükski partei ei ütle, et okei, need on asjad, mida ma järgmise 5 aasta jooksul teen. Tegelikult pole erilist arvamuste erinevust selles, kuidas sõda peaks siit edasi kuni selle lõpuni kuldema. Ükskõik milline see lõpp ka poleks. Tegelikult ei räägita eriti Palestiina riigi loomisest või mitte loomisest, sest praegu isegi need vasakpoolsed, kes varem toetasid Palestiina riiki, tunnistavad, et praegu pole kuidagi võimalik Palestiina riiki luua. Nii et tegelikult pole sisulisi teemasid. Selle üle, mille poolt sa hääletad, on kas Netanyahu või mitte Netanyahu ning kas araablased sinu valitsuses või haredid sinu valitsuses. Väga huvitav ja me näeme, kuidas see kõik välja kujuneb ja alles alustame siin, vaatame, kuidas see hääletus sel nädalal läheb ja kas me tõesti liigume enne tähtaegsete valimiste suunas. Samal ajal on meil Gazas siiski enam-vähem relvarahu. USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee ütles sel nädalal, et Iisrael võib olla sunnitud Hamasi ise relvituks tegema, kuna märgid selleks aina kasvavad. Islaamistlik terrorirühm taastab oma kontrolli Gaza üle. Hamas, korduvalt oleme sellest rääkinud, ütleb, et nad ei loobu relvadest. Kes siis tegelikult relvituks teeb, ma ei tea. Võib juhtuda, et ainus, kes on valmis seda tegema, on Iisraeli kaitsevägi. Kui see juhtub? Üks asi, mida ma loodan, palvetan ja nõuan, et sellega peab kaasnema, on see, et maailm ei saa hukka mõista Iisraeli selle eest, mida ta ise ei julgenud teha. Nimelt Hamasi kukutamine. Nii et kui Iisrael jääb ainsaks, kes on valmis tegema seda, mida kõik peavad vajalikuks, et Gazal oleks tulevik. Siis ma lihtsalt loodaksin, et maailm tänab Iisraeli selle eest, mitte ei mõista neid hukka. Nii et küsimus on, kus oleksid Ameerika Ühendriigid selles olukorras, kui suursaadik Huckabee ütleb, et Iisrael peab sellega üksi hakkama saama. Kas ta vihjab, et president Trumpil on Gazast küllalt ja ta tegeleb nüüd teiste asjadega? Mida arvame suursaadik Huckabee kommentaaridest? No, president Trumpi esitatud 20 punkti plaan ütleb väga selgelt, et lisaks pantvangide vabastamisele peab Hamas ka relvad maha panema. Suursaadik Huckabee ütleb seda, mida kõik teavad. Ainus jõud, mis suudaks Hamasi relvituks teha, on Iisraeli kaitsevägi. Hamas ei kavatse vabatahtlikult relvi maha panna. Nad on ellujäämisrežiimis. Relvad on see, mis hoiab nende kontrolli elanikkonna üle. Ja mis on veel selgeks saanud, võib-olla on see Iisraeli jaoks väga õnnelik, et maailmas pole ühtegi teist väge, kes oleks valmis ja suuteline Hamasi relvituks tegema. Ainus riik, kes soovis saata vägesid Iisraeli, et olla osa sellest rahvusvahelisest stabiliseerimisjõust, oli Türgi. Ja mida Türgi loodab teha, on tegelikult takistada Hamasi relvituks tegemist. Nad ütlevad, lähme sisse ja rajame siia oma tugipunkti. Põhimõtteliselt tähendaks see Hamasi sõjalise kohaloleku tugevdamist Gazas. Seega Iisrael vetostas selle. Iisrael ütleb, et Gaza sektoris ei tule Türgi vägesid maale. Nii et pole ühtegi teist riiki, kes oleks valmis ja suudaks seda teha. Indoneesia pakkus mingil hetkel välja, et võiks saata vägesid. Kui kindlasti ei oleks see missioon Hamasi relvitustamiseks. Nad ei taha sattuda tulevahetusse Hamasiga. Nad võivad küll öelda, et lähevad sinna humanitaarabi jagamist jälgima ja korraldama. Nii et Iisraeli kaitsevägi on ainus osapool, ainus üksus, nagu Huckabee ütles, ainus, kes on valmis seda tegema, on Iisraeli kaitsevägi. Aga teisest küljest ma arvan, et me arutasime seda eelmisel nädalal. Küsimus on, mis on kasu, kui Iisraeli kaitsevägi läheb uuesti Gazasse? Praegu on olukord selline, et 20 punkti plaan võtab vastutuse selle eest, mis Gazas toimub, Iisraeli riigilt ära. Iisraelile ei avaldata praegu suurt diplomaatilist ega rahvusvahelist survet.
iga päev ei ole Gazas toimuva kohta pealkirju. Ja see on Iisraeli jaoks hea, sest kui need pealkirjad uuesti tulevad, mis siis juhtuma hakkab? Iisraeli kaitsevägi läheb sisse, Hamas peidab end tsiviilelanike seas, tekivad tulevahetused. Äkitselt hakkad jälle kuulma uusi teateid kasvavatest surmajuhtumitest Gaza sektoris. Kontrollimatud surmajuhtumite arvud väidavad, et naised ja lapsed saavad surma. Ja siis ilmuvad kõik need pealkirjad. Ja siis hakkavad eurooplased ja teised rääkima Iisraeli boikoteerimisest ja võimalikest relvaembargodest, mida Iisrael endale tegelikult lubada ei saa. Siis võib tekkida olukord, kus rahvusvaheline kriminaalkohus ehk ICC hakkab vahistamismäärusi taas uuendama, mida Iisrael kindlasti ei soovi. Ja samal ajal hakkad sa sõdureid ohtu seadma. Ma mõtlen, see ongi kõige suurem oht. Sul on lõksudega täidetud Gaza sektor. Ja mis on siis kasu, kui sa tõesti relvitustad Hamasi muidugi? Kas see eemaldab ohu? See eemaldab ohu. Kas sa suudad kõik relvad Gazast eemaldada? Ei, sa ei leia kunagi kõiki relvi üles. Nii et kas sa suudad ideoloogiat hävitada? Ei, sa ei suuda ideoloogiat hävitada. Need inimesed on täielikult ajupestud. Nii et küsimus on, kui sa lähed sisse ja nõrgestad neid veelgi, ma mõtlen, neil pole enam rakette, millega Iisraeli ühiskonda samamoodi rünnata nagu varem. Ja Iisraeli vägede positsioon on teistsugune. Iisrael kontrollib 53% Gaza sektorist. Oletame, et IDF läheb sisse ja relvitustab Hamasi. Mis juhtub järgmisel päeval? Järgmisel päeval palutakse Iisraelil taanduda ülejäänud 50% Gaza sektorist, mida ta kontrollib, mis on midagi, mida Iisrael tõenäoliselt teha ei taha. Ja siis hakkab rahvusvaheline kogukond suunama miljardeid dollareid Gazasse Gaza sektori ülesehitamiseks. Ja see saab neile olema preemiaks. Nad saavad endale parema Gaza kui see, mis neil oli enne 7. oktoobrit. Miks nad peaksid seda väärima? Nii et nüüd on olukord, kus nad on kaotanud 50% maast ja maa kaotamine on ainus keel, millest nad aru saavad. Kui sa tapad Hamasi terroriste, siis sa teed neist märtreid. See on selles ühiskonnas suur au, arvestades, kuidas ühiskonda on ajupestud ja õpetatud. Ainus asi, mida nad häbina mõistavad, on maa kaotamine. Praegu kontrollib Iisrael poolt nende maast. Nii et Iisrael peaks minema ja tegema neist veel rohkem märtreid, et maa tagasi anda ja et miljardid dollarid saaksid sinna voolata. See ei ole isegi loogiline. Mõistlik oleks Gush-Katifi uuesti üles ehitada. See oleks selle loogika järgi mõistlik. Ma arvan, et kõige mõistlikum oleks luua tingimused, ja me rääkisime sellest sõja alguses mitu korda, kus Gaza elanikud tahavad lahkuda, eks. Nii et kui hakkad miljardeid dollareid kulutama ülesehitamiseks, et luua mingisugune Vahemere Riviera, millest räägivad näiteks Jared Kushner või teised, siis on neil ju kõik põhjused sinna jääda. Kui on selge, et neid miljardeid dollareid ei hakata selle hävitustsooni ülesehitamiseks sisse pumpama, siis loodadki, et tekib avalik pahameel ja surve, et lastaks välja minna. Ja ma arvan, et olukord selle vabatahtliku väljarände soodustamiseks on praeguses olukorras parem kui siis, kui Iisrael tegelikult läheks sisse ja lõpetaks selle töö. Jällegi, tehniliselt oli nädalavahetusel relvarahu, kuigi Iisrael kõrvaldas Hamasi sõjalise tiiva juhi, Hamasi sõjalise juhtkonna pea tegelikult. See toimus täppislöögiga Gaza linnas möödunud reedel. Tema nimi on Aldin al-Haddad. Aldin al-Haddad, üks 7. oktoobri veresauna arhitekte, on juht või uus juht. Ma tean, et Iisrael on kõrvaldanud Hamasi niinimetatud sõjalise tiiva tippjuhte. Me teame, et tegelikult pole mingit vahet niinimetatud poliitilise ja sõjalise tiiva vahel. Iisrael läheb vaherahu ajal sisse ja kõrvaldab selle juhi, täpselt nagu Iisrael on tegutsenud Liibanonis vaherahu tingimustes. Kõrvaldades. Al-Haddad võttis üle Mohammed Sinvari koha, kes on Yahya Sinvari vend. Väga kõrge positsioon. Ja siin näete taas, et relvarahu definitsioon on erinev sellest, mis see varem oli. Varem tähendas relvarahu seda, et terroristid võisid aeg-ajalt Iisraeli pihta rakette tulistada ja Iisrael pidi vastamisest hoiduma. Ja siin on Iisrael väga aktiivne, isegi niinimetatud relvarahu ajal, et terroristid kõrvaldada.
Nad teevad seda Gazas, nad teevad seda ka Lõuna-Liibanonis. Nüüd räägitakse ka sellest, et Iisrael võiks potentsiaalselt taas alustada operatsiooni Lõuna-Liibanonis. Ma arvan, et see on ebatõenäoline. Me just kuulsime teateid, et Iisrael ja Liibanon otsustasid ajutist relvarahu pikendada 45 päeva võrra. 5 päeva. Eks? Ja jälle, mida tähendab relvarahu? Iisraeli kaitsevägi tegutseb ja Iisraeli kaitseväge tulistab ka Hezbollah. Nii et relvarahu tähendab madala taseme konflikti sihitud Iisraeli operatsioone. Praegu tulistavad liibanonlased endiselt Iisraeli piirilinnade pihta, kuid nad ei tulista kaugmaarakette Haifasse ega Tel Avivi. Nii et sul on selline vinduv olukord. Nii et sellele on Iisrael ja Hezbollah nõustunud läbi kokkuleppe Liibanoni valitsusega, mis ei ole Hezbollah. Hezbollah ei ole tegelikult selle kokkuleppe osapool, kuid sisuliselt on arusaam, et sellised madala intensiivsusega Iisraeli sihitud rünnakud ja mõne lühimaa raketi talumine jätkub lähitulevikus. Aga te ei näe selle väga aktiivse võitluse juurde naasmist. Ja arusaam siin on, et Hezbollah on taandunud mitte ainult oma tugipunktidesse Beirutis, näiteks sellesse eeslinna nimega Dawiya, kus Iisrael ründas väga tugevalt Dawiyas sees. Aga nüüd arvatakse, et Hezbollah viib oma peakorteri üle sunniitide linnaosadesse Beirutis. Kas Iisrael tahab nüüd hakata ründama sunniitide piirkondi Beirutis ja tekitada veelgi rohkem hävingut Liibanoni pealinnas? See on suur küsimärk. Ma arvan, et siin saab tuua tugeva argumendi, et Iisrael ei kavatse uuendada suuri sõjalisi operatsioone ei Gazas ega Liibanonis, vaid pigem soovib säilitada seda uut status quo'd, kus nad ründavad ainult siis, kui neil on selleks vajadus. Sa juhid olukorda täiesti teistmoodi kui varem. Ja see ongi see päris muruniitmise strateegia, eks? Inimesed ütlesid, et Iisraeli muruniitmise strateegia ei toimi. Muruniitmine ei tähenda seda, et iga 3 aasta tagant lähed ja lihtsalt natuke võsa puhastad. See ei ole muruniitmine. Kui sul on hoov, pead sa muruniitma iga nädal. Nii et iga kord, kui Iisrael näeb mingit liikumist, olgu see siis Gazas või Lõuna-Liibanonis, ründavad nad regulaarselt. Ja sa ei saa lõplikult neid ideoloogiaid hävitada, ega tegelikult ka nende kontrolli või mõju oma elanikkonna üle relvadega kõrvaldada, välja arvatud juhul, kui oled valmis maavägedega sisse minema. Ja see tähendab riski, et iisraellased võivad neist tulevahetustes kaotusi kanda. Alex, meil hakkab aeg otsa saama, aga meil oli enne saadet võimalus rääkida, sa veetsid just 2 nädalat Ameerika Ühendriikides. Ja sa ütlesid mulle, et jalutasid New Yorgis ringi, kõndisid New Yorgi tänavatel. Kust sa pärit oled? Ma arvan, New Jersey, New York. Ja sa ütlesid, et inimesed olid väga-väga mures. Sa kasutasid sõna hirmul selle kohta, kuidas asjad Ameerika Ühendriikides New Yorgis arenevad. Räägi sellest, kui saad. Kas me räägime antisemitismist? Kas me räägime Ameerika Ühendriikides Mamdani taolistest tegelastest? Milline oli sinu kogemus sellel reisil? Tead, üks asi on see vahetu füüsiline tunne tänaval. Ja ma nägin tõesti palju juute, kes kandsid jarmulkasid väga vabalt New Yorgi tänavatel. Ma olen näinud linna hullemana kui sellel reisil. Näiteks Covidi ajal nägi kõik palju hullem välja. Võib-olla 1,5 aastat tagasi olin ma New Yorgis ja siis nägi tänavatel palju rohkem migrante ringi liikumas. Ja mingil põhjusel on praegu tänavatel vähem migrante. Seega tundub olukord veidi rahulikum. Aga rääkides inimestega, ma esinesin mitmetel erinevatel üritustel Upper East Side'il ja Scarsdale'is ning mul oli palju kohtumisi, 10 kohtumisi, ma ütleksin, silmapaistvate New Yorgi juutidega. Ja nad ütlevad mulle, et valitseb suur hirm. Ja nad on mures Mamdani ja tema poliitika pärast. Ja riiti võeti New Yorgis nüüd vastu määrus, mis ütleb, et meeleavaldajad ei tohi olla lähemal kui 25 jalga sünagoogile, palvekojale, juudi palvekojale. 25 jalga. See on väga lähedal, ma mõtlen, see on umbes siit kuni juhtimistoa lõpuni. See ei ole üldse kaugel, ma mõtlen. See ei ole üldse kaugel.
ja tead, mida on vaja selleks, et keegi või grupp inimesi, kes on 25 jala kaugusel, tormaks sünagoogi, kui nad otsustavad seda teha, eks. Need inimesed, kes protestivad, see ei ole nagu siin Tel Avivis kohtureformi protestid, kus 70-aastased naised hoiavad plakateid ja ütlevad Biibi leh, bla, 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 bla. Nad lihtsalt tegelevad verbaalse ahistamisega ja on tüütud. Need inimesed aga kutsuvad üles intifadadele, eks. Ja me oleme juba näinud kasvavat vägivaldset antisemitismi. Selle määruse vastuvõtmisega ütleb linn sisuliselt meeleavaldajad. Teil on lubatud koguneda kuni 25 jala kaugusele sünagoogist. Ma mõtlen, see oleks pidanud olema näiteks 150 või 300 jalga sünagoogist eemal. Või nad oleksid pidanud ütlema, et te ei tohi üldse sünagoogi lähedal protestida. Kui tahate protestida, siis tehke seda avalikul väljakul või pargis. Te ei saa minna protestima palvekoja ette, eks. Ja see määrus ei kehti isegi mitte juudi kogukonnakeskuse või juudi kooli kohta, vaid ainult sünagoogi kohta. Nii et tead, nad võivad isegi lähemale minna. Ma nägin eelmisel nädalal Brooklynis pro-Hezbollah meeleavaldust, kus nad kõndisid juudi linnaosade tänavatel. Juudid seisid verandadel ja vaatasid, kuidas need pro-terroristlikud inimesed olid otse nende kodu ees. Ma arvan, et see on väga-väga hirmutav olukord. Praegu pole olukord New Yorgis ilmselt nii hull kui Londonis või mõnes teises Euroopa osas. Aga kui vaadata, mis toimub Londonis, mis toimub Pariisis, siis New York liigub samas suunas. Nii et ma arvan, et muret on palju. Ja nüüd küsivad inimesed mult, et mida me siis tegema peame? Mina olen ajakirjanik. Ma lihtsalt püüan inimestele uudiseid edastada, rääkida, mis on juhtunud ja kuidas toimuvat tõlgendada. Aga minu sõnum on, olge valvsad. Olge praegu turvalisuse küsimustes väga tähelepanelikud. Olge tugevad, seiske kindlalt. Ärge laske meeleavaldajatel tunda, et neil võib õnnestuda sünagoogi rünnata. Olge arukad, olge organiseeritud. Olge relvastatud kõigega, millega saate. Keegi ütles, et mõnes kohas võid tulirelvi kanda. Ma ütlesin, et kandke pipragaasi. Olge enesekaitses väljaõpet saanud. Saage aru, et olete nüüd teistsuguses paradigmas. Te peate olema tugevad. Aga teine asi on olla uhke. Olge uhked selle üle, kes te olete. Hinnake kogu seda tööd, mida Iisrael on teinud, et oma vaenlastest siin oma piirkonnas jagu saada ja olge otsusekindlad olla sama edukad ka seal, kus teie olete oma vaenlaste üle. Olge lihtsalt uhked, et olete juudid ja jätkake lihtsalt seda, mida teete. Ja teine asi on muidugi see, et õpetage oma väärtusi oma lastele, eks. Ärge laske oma kooliõpetajatel, ülikooli professoritel, TikToki mõjutajatel ega poliitikutel õpetada teie lastele väärtusi. Ainsad, kes saavad teie lastele teie väärtusi õpetada, olete teie ise. Need ongi peamised sõnumid, mida ma arvan, et püüdsin inimestele edasi anda, kui nad küsisid, mida ma arvan, et nad peaksid tegema. Aga ma usun kindlasti, et inimesed peavad olema väga valvsad ja nad väljendavad mulle oma suurt muret praeguse olukorra pärast. Muree tekitav, selles pole kahtlustki. Meie vendadele ja õdedele teisel pool ookeani, olge hoitud. Sellega seoses Alex, tere tulemast tagasi. Väga hea meel sind tagasi näha. Alex Treiman, JNS-i tegevjuht, Josh Hastin, JNS Newsi korrespondent. Aitäh, et ühinesite meiega järjekordses saates Jerusalem Minute JNS TV-s. Kindlasti tutvuge kõigi suurepäraste saadetega, mida JNS TV pakub. Andke meile super thanks ja tellige kanal. Külastage ka lehte jns.org, et saada värskeimad uudist Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Tahan tänada CNT meeskonda, kes selle kõik võimalikuks teeb. Näeme teid järgmisel nädalal saates Jerusalem Minute siin JNS TV-s.